Tere tulemast Musta kassitaru lugemisse, kalad! Siit tuleb lugemine teile nädalaks 29. juuni kuni 5. juuli. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Teil on nagu siin müntide kaardid ja mingisugune projekt. Kui eelmine nädal oli teil unistused vaja täide viia, et ma nagu vaatasin ja nägin seal, et te võite ilusasti oma unistuste poole minna. Siis nüüd ma ütleksin, et minu meelest olete te selle peale mõtlema hakanud ja hakanud nagu seda eelarvet paika panema või arutama. Et see on mingisugune projekt teie peas, mida nüüd kas te alustasite selle elluviimisega või olete alles selle finantspoole peal. Võib-olla otsite endale koostööpartnerid, võib-olla otsite endale rahastust, et kusagil seal peaks olema teie selle unistuste elluviimise järg. Ja sellepärast, et esimese kaardina on teil välja tulnud müntide kuningas. Müntide kuningas on väga tark rahaasjades. Müntide kuningas on väga ratsionaalne. Tema teab, mida tal on vaja ja kui tal on seda väga vaja, siis ta sellega saab. Aga tal on eelarve hästi paigas. Tema ei ole emotsiooniostude tegija. Tema mõtleb kõik korralikult läbi. Kui tal midagi on vaja, siis ta otsib selle välja, mida tal on tarvis, mõtleb veel korra, kas tal on seda vaja. Ja siis ta teeb eeltööd selles mõttes, ta vaatab ära teiste inimeste arvamuse selle kohta. Ja siis alles läheb, kui ta on täiesti veendunud. Ta ei ole kitsi. Ta lihtsalt tahab olla praktiline, et ei laristaks niisama, ei ostaks midagi, mida tal ei ole vaja. Ega siis kodu pole ka ju kummist, igasuguseid asju ei saa endale koju vedada, ka siis, kui sul on seda raha, mille eest endale midagi soetada. Tema kõrval on müntide 2. Ja nüüd pange tähele, müntide 2 ütleb, et leidke tasakaal töörabamise ja puhkuse vahel. Muidu juhtub see, mis on siin see 3. kaart ehk mõõkade 10 ja mõõkade 10 on täielikult põhja jõudmine. See on ülekoormus, see on ikka selline väsimus, et see ongi selline ületöötamine, põhja vajumine, et nagu päriselt, ma tahan seda öelda, et leidke tasakaal. Kui te üle töötate, siis te olete läbi põlenud. Ja et see tasakaal on muidugi alati elus vajalik. Üle ei tohi nagu ennast töötada. See läbipõlemine tuleb lihtsalt, ei saa ise arugi. Kuidas olete läbi põlenud, ei taha enam midagi teha, kedagi näha. See tuleb depressioon lõpuks niimoodi, et ka uus projekt või oma unistused, ka nemad vajavad vahepeal puhkust, et ärge unustage puhata. Mõõkade 10 ma rääkisin, järgmine teil on sauade 5. See ongi see projekt ja see sauade 5 tähendab konkurentsi, aga minu jaoks tähendab ta koosolekut. Ta tähendab sellist koosolekut, kus igaüks avaldab oma arvamuse selle kohta, kuulatakse ära, võib-olla minnakse ka vaidlema seal vaikselt. Aga siiski jõutakse kokkuleppele, leidakse see kuldne kesktee, et kõik jääksid rahule. Siis siin all on sauade 6. Sauade 6 on võidupärja kaart. See on tunnustuse kaart. See on selline kaart, kus kõik lõpuks plaksutavad ja ütlevad, küll sa oled tubli olnud. Sa oled nii tubli olnud, vaata kui hästi sa seda või teist tegid. Sul on kõik väga hästi välja tulnud. Et tegelikult teie rasket tööd ja märgatakse ja teile avaldatakse mingit moodi austust, jagatakse kas preemiat või hoopis mingisugust kiituskirja või tõstetakse teil palka või edutatakse teid kuidagi. Ühesõnaga, te võite iseenda üle uhked olla ja teie kaaslased on ka teie üle uhke, teie pere on teie üle uhke. See on ikka selline uhke tunne, kui sind on märgatud ja sinu tööd ja panust hinnatakse. Vot selline kaart on see sauade 6. Edasi tuleb teil siin rüütel, müntide rüütel. Müntide rüütli kaart räägib seda, et kui teil on siht silme ees, siis minge
selle poole, aga teil peab ennem olema plaan. Küllap seal selle samal koosolekul seda plaani ka arutatakse, sest teil on peas ju plaan juba olemas, aga küllap siis seal saab seda veel detailsemaks rääkida. Et kui teil on plaan, siis tehke oma plaanid teoks. Ja viimase kaardina on teil siin müntide 8. Müntide 8 on vilumuse kaart. See, mida te teete suure pühendumusega. Vot see pühendamine tööle, see nagu põhjalikult tegemine, et te lihtsalt nagu süvenete oma töösse, sest te olete professionaal sellel alal. Sellepärast on ka teile see tunnustus. Et seesama oma projekti kallal te ka täiesti unustategi ennast ära ja põlete läbi. Et te niimoodi pühendate sellele, et ma arvan seda, et te vabal ajal ka mõtlete selle peale, kuidas üht või teist asja paremaks teha. Kas see või teine otsus oli õige? Et te olete nii pühendunud, et ei saa isegi puhkamise ajal nagu mõtlemata jätta. Vot sellised kaardid tulid teile siis, armsad kalad, selles lugemises selleks nädalaks. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.